Armsad sõbrad, millegipärast on kujunenud välja selline tava, et pärast kolmekuningapäeva, see tähendab 6. jaanuari, ei sobi enam head uut aastat soovida. Kuigi mulle vanad tavad väga meeldivad, ütlen ma selle kohta, et head võib alati soovida ja õnnistust samuti. Niisiis kõigile teile, kellega me ei ole sellel aastal veel kohtunud, ma soovin õnnistatud uut issanda aastat, mis nüüd on juba rohkem kui nädala aja vanuseks saanud. Selle kolmekuningapäeva ja head uut aastat soovimisega, selle tavaga või mõtteviisiga on minu meelest umbes samamoodi nagu arvamusega, et jõulud saavad läbi, vaata et juba 2. või 3. päeval pärast Kristuse sünnipäeva või mõne jaoks koguni 1. päeval pärast jõuluõhtut, mis tegelikult ongi ju alles jõulupühade 1. päev. Aga ma tahan teile meelde tuletada, et tegelikult see päris nii ei ole. Kirikus me kõneleme kiriku aastast, mis koosneb erinevatest perioodidest või tsüklitest või ringidest. Nendest kõige olulisem, pikem ja tuntum on see, mida me nimetame ülestõusmispüha tsükliks või ringiks. See algab paastu eelse ja paastu ajaga ning jõuab lõpule alles 50 päeva pärast ülestõusmispüha. See on 4 pühal, aga ka jõulupühade ring või tsükkel on päris pikk. See algab issanda tulemise ajaga ehk advendi ajaga ja jätkub pärast kolmekuningapäeva ilmumisajaga ning jõulupühade tsükkel lõpeb vanema traditsiooni järgi alles veebruarikuu alguses, täpsemalt 2. veebruaril ehk küünlapäeval või nagu seda kirikukalendris nimetatakse, issanda templisse toomise pühal. Ja nii on ka siin meie kodus veel jõulupuu ja jõulusõim. Eks näis, millal me need maha võtame. Jõulusõim vast on üleval ikka kuni 2. veebruarini. Jõulupuust tuleb võib-olla olude sunnil loobuda pisut varem, aga see jõulupühade aeg kestab edasi ja sellesse aega kuulub ka see pühapäev ja see püha, mis on nüüd kätte jõudnud. Nimelt on meie kirikus tavaks uuema kombe järgi tähistada pühapäeval pärast kolmekuningapäeva ehk ilmumispüha Jeesuse ristimist. Niisiis seda nimetataksegi Kristuse ristimise pühaks. Ma lähen korraks vanema traditsiooni juurde. Nimelt vanasti päris iidsetel aegadel oli nii, et sellel samal ilmumispühal ehk nagu me teda tänapäeval nimetame kolmekuningapäeval tähistati tegelikult 3 olulist sündmust või hetke Jeesuse elus. Esimene oligi see, millest on tulnud nimi kolmekuningapäev. Need hommikumaa targad tulid ja kummardasid vastsündinud Jeesuslast. Teine on Jeesuse ristimine Jordani jões ristija Johannese poolt. Selle meenutamiseks me tähistame tänapäeval issanda ristimise püha. Ning 3. on Jeesuse esimene avalik imetegu, oma jumalikkuse ilmutamine Kaana pulmas, kus ta muutis vee veiniks. Need 3 sündmust kuuluvad meenutamisele või kuulusid väga vanadel aegadel meenutamisele ilmumispühal, sest kõigi nende 3 sündmuse keskmes oli see, et sai avalikuks, kes Jeesus on. Ta on Jumala poeg, kes on saanud inimeseks. Ta on tulnud selleks, et võtta enda peale kogu maailma patt ning avada meile tee uuesti sünni allikale. See tähendab ristimisele, mille kaudu me saame Jumala lasteks ja uuesti sünni pesemise osaliseks. Ning ta on tulnud, et kõik muuta, kõik uueks teha.
vee muutmine veiniks Kaana pulmas ei olnud Jeesuse suurim tegu. Tema suurim tegu on see, et ta on andnud meile, langenud patustele inimestele võimaluse saada uueks, täiesti uueks, saada Jumala lasteks ja pärida igavene elu taevases rõõmus ja kirkuses. Issand on ilmunud, tulge kummardagem teda. Selline on vana kiriklik üleskutse, mida tihtipeale kasutatakse ilmumise ajal samamoodi, nagu me ülestõusmise ajal ütleme, Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Niisiis, Issand on ilmunud, tulge kummardagem teda. Meie tänane pühakirja lugemine, mis on antud meile epistli asemel apostlite tegude raamatust, ei kõnele küll midagi Kristuse ristimisest. Ta kõneleb ristimisest, aga sedagi vaid üsna põgusalt, ent sellegipoolest sobib see pühakirja lugemine Kristuse ristimise pühaks väga hästi. See on üsna pikk, ma loen selle siiski tervenisti ette, kuna tegemist on ühe äärmiselt olulise pühakirja tekstiga ja selle järel ütlen selle kohta mõned kommentaarid. Niisiis, apostlite tegude raamatu 8. peatükist me leiame sellise loo. Issanda ingel rääkis aga Filippusele: tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole. See on tüher maa. Ja Filippus tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia eunuhh, etiooplaste kuninganna Kandake võimukandja, kes valitses kogu ta varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut. Ja vaim ütles Filippusele: mine ja ligine sellele tõllale. Filippus jooksis tõlla juurde ja kuulis teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ning küsis: kas sa ka aru saad, mida sa loed? Tema vastas: kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata? Ja ta palus Filippust astuda üles ja istuda enese kõrvale. Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see: tema on kui lammas viidud tappa ja otse kui tall on hääletu oma niitja ees, nõnda ei ava ka tema oma suud. Tema alandamisega on tema õigus ära võetud. Kes jõuab tema suguvõsast jutustada, sest ta elu võetakse ära maa pealt. Ja eunuhh hakkas rääkima ning ütles Filippusele: ma palun sind, kelle kohta prohvet seda ütleb, kas enese või kellegi teise kohta? Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Aga kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee äärde ja eunuhh lausus: ennäe, vesi, mis takistab, et mind ei võiks ristida? Aga Filippus ütles: kui sa usud kogu südamest, siis on see võimalik. Ta vastas ja ütles: ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja eunuhh, astusid vette ja Filippus ristis tema. Aga kui nad veest välja tulid, haaras issanda vaim Filippuse ja eunuhh ei näinud teda enam. Kuid ta läks oma teed edasi rõõmuga. Aga Filippus leiti Astodist ja ta kuulutas mööda maad käies evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis Kaisareasse. Selline üsna pikk pühakirja lugemine, mis on, nagu ma ütlesin, äärmiselt oluline, kuna see näitab meile, kuidas evangeelium Jeesusest Kristusest
jõudis mitte ainult juudi rahvani, vaid ka teistest rahvustest inimesteni ning konkreetselt selle Etioopia mehe kaudu üsna kaugele. Võiksime tõepoolest öelda, nii nagu Apostlite tegude raamatu alguses seisab, ilma maa äärteni. Aga hakkame algusest peale. Kõigepealt sellest, kes oli see Filippus, kellest meile siin täna räägitakse. Filippus oli üks neist 7, keda nimetatakse tavaliselt diaakoniteks ja kes valiti hoolitsema Jeruusalemma koguduse toidulaudade eest, nagu seal öeldakse. Hoolitsema abivajajate eest. Diakon, see sõna tähendab abiline, aga see tähendab abiline mitte ainult selles mõttes, et ta abistab kedagi teist tema töös, vaid abiline ka hoolekande tähenduses. Ja sellepärast nimetataksegi kristlikku hoolekandetööd tihtipeale diakooniaks. Aga juba algusest peale oli selge, et ega need 7 diakoniteks toidulaudade eest hoolitsema valitud meestest ainult toidulaudadega, see tähendab ihutoiduse eest hoolitsemisega piirduda ei kavatse. Kõige rohkem me teame Stefanosest, kes oli mees täis Jumala vaimu ja väge ning kuulutas evangeeliumi Jeruusalemmas, kes selle tõttu ka hukati, kividega surnuks visati, aga ka Filippus oli, nagu öeldud, üks nende 7 hulgast ja me kuuleme, et temagi kuulutab Jumala sõna, kuulutab evangeeliumi. Kõigepealt tegi ta seda Samaarias, pärast seda, kui Stefanos oli hukatud, kristlased pillutati laiali, aga nad ei põgenenud Jeruusalemmast mitte selleks, et ennast varjata, vaid seda, et nad pidid Jeruusalemmast lahkuma, kasutasid nad just nimelt Jumala sõna evangeeliumi kuulutamiseks ka väljaspool Jeruusalemma. Nii et tagakiusamine ja Stefanose hukkamine ei kohutanud neid ära, vaid vastupidi, andis neile uut jõudu ja julgust. Filippus jõudis niisiis kõigepealt Samaariasse, kus ta võitis usule ja ristis palju inimesi, nii mehi kui naisi, nende hulgas ka ühe väga vägevaks nimetatud mehe, nõid Siimona, kellest sai kristlane, kuigi tema tee ka kristlasena ei kulgenud päris ilma konarusteta, nagu võime sealt samast Apostlite tegude raamatu 8. peatükist lugeda. Aga see, et ta üldse pöördus Kristuse poole, oli sellesama Filippuse teene, tema kuulutuse tulemus. Ja muidugi on selge, et ega Filippus ei teinud seda, mida ta tegi, mitte oma tarkusest või oma plaani järgi, vaid meile öeldakse mitmel korral, et ta tegi seda, mida tal käskis teha Jumala vaim või mida talle ütles issanda ingel, kes talle ilmus. Filippuse kõige tähtsamaks missiooniks kujunes aga just nimelt see, millest me kuulsime tänasest pühakirja lugemisest. Tema läkitamine Jeruusalemmast Gaza poole viivale teele, ühele tühermaale, nagu püha Luukas, Apostlite tegude raamatu autor, rõhutab. Ma arvan, see on oluline, nii nagu kõik, mida me pühakirjast loeme, see tühermaa või kõrb viitab ju tegelikult meie praegusele maailma ajastule, meie inimeste olukorrale ilma Kristuseta. See on otse kui rändamine läbi elutu kõrbe, aga Kristus on tulnud just nimelt sellesse maailma, sellisesse, nagu ta on, et tuua siia elu. Ja nii läkitati ka seesama evangelist diakon Filippus sinna tühermaale selleks, et ta viiks sinna elu, et ta kingiks uue elu ühele mehele, kes oli pärit võõralt kaugelt maalt, kes oli jah küll õppinud juba tundma ainsat tõelist Jumalat, aga mitte veel päris nii, nagu Jumal on ennast meile ilmutanud
oma pojas, meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses. Seda meest, nagu meile öeldakse, etiooplaste kuninganna Kandake varahoidjat, tähtsat meest, ta oli eunuhh, ta oli ka mustanahaline, võiksime öelda, et mingil kombel siis täiesti selline väljaspool seisja. Just sellise inimese juurde saadeti nüüd see evangelist Filippus. Ta ise alguses ei teadnudki, milleks või kuidas, aga miski sellest, mida me siit kuulsime, ei ole ju juhuslik. Too jõukas, küllap üsna suurt meelevalda omav mees võttis oma usku väga tõsiselt. Ta oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama ning me kuulsime, et tagasi teelgi ta luges pühakirja, luges prohvet Jesaja raamatut. Ega seegi ole enesestmõistetav. Raamatuid ju tookord ei trükitud sellisel viisil, nagu meie oleme harjunud. Raamatud olid haruldased ja kallid. Ta oli pidanud vajalikuks endale prohvet Jesaja raamatu hankida. Ta luges seda kreeka keeles, sest et meile tsiteeritakse siin selle Jesaja lõigu kreekakeelset tõlget. See tähendab, et ta ei pruukinud osata heebrea keelt, aga sellegipoolest ta võttis oma usku tõsiselt ja püüdis sellesse süveneda ning sellest rohkem aru saada, kui ta seni sai. Sest nii nagu ta meile siin ise tunnistas, ega ta sellest, mida ta luges, ikka päriselt aru ei saanud ja ta sai aru hoopis sellest, et ta vajab kedagi, kes teda juhataks, kes talle nõu annaks, kes pühakirja tõlgendaks. Ta vajas seda, ta igatses seda ja Jumal vastas tema igatsusele, saates tema juurde oma sõnumi kuulutaja Filippuse. Prohvet Jesaja raamatu koht, mida etiooplane luges, kõneles, nagu me kuulsime, kellestki, kes kannatab, keda viiakse tappa nagu lammast, kes on vait nagu tall oma niitjate või pügajate ees, kellelt on võetud ära kogu õigus ja õiglane kohtumõistmine, kes on pidanud surema. Ja ega nendest sõnadest ju väga selgelt välja ei tule, mis siis edasi saab. Etiooplane oli segaduses, ta ei saanud aru ja ta küsis, ta lausa anus Filippuse käest, kellest see prohvet siin räägib. Kas ta räägib endast, kas ta räägib kellestki teisest? On huvitav, et kuigi too Etioopia eunuhh ei saanud nendest sõnadest päriselt aru, sai ta aru, et see, kellest siin räägitakse, on millegipärast väga oluline. Ma arvan, et ta ei küsinud seda mitte lihtsalt uudishimust, vaid ta sai aru, et siin on midagi, mis on tõeliselt tähtis ja mis puudutab ka teda. Ja me teame, et siin ongi midagi, mis on tõeliselt tähtis ja puudutab meid kõiki, sest meie ju teame, muuhulgas ka sellesama evangelist Filippuse abil, et see Jesaja kirja koht kõneleb meile Messiast, päästjast, lunastajast, Kristusest, kes peab kannatama ja surema, võttes enda peale, enda kanda teiste patu ja ülekohtu, meie kõigi patu ja ülekohtu, kes kannatab ja sureb ning kes tõuseb surnuist üles ja elab maa pealt taevasse ülendatuna igavesti, olles seeläbi avanud ka meile tee taevasse ja igavesse ellu. Just nii selgitas evangelist Filippus tollele etiooplasele neid prohvet Jesaja sõnu. Ta kuulutas talle nendest sõnadest, sellest kirjakohast lähtudes evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Ja Filippuse evangeeliumi kuulutus kandis vilja. Me kuulsime, et kui nad juhtusid ühe vee äärde, siis ütles too Etioopia mees, näe vesi, mis keelab, et mind ei võiks ristida.
see tähendab muidugi, et Philippus rääkis talle rohkem kui see, mida mina praegu ütlesin. Küllap nad käisid päris tükk aega või sõitsid päris tükk aega seda teed. Philippus jõudis rääkida etiooplasele Jeesusest, tema kannatustest, surmast, ülestõusmisest ja ka sellest, kuidas meie saame ühenduse selle Jeesusega ja tema kaudu Jumalaga, lastes ennast ristida ja seeläbi patust puhtaks pesta ning Jumala lastena uuesti sünnitada. Nagu öeldud, etiooplane oli tõsine mees, ta võttis oma usku juba enne tõsiselt ja nüüd, kui ta oli aru saanud, mida see prohveti kuulutus tähendab ja oli kuulnud evangeeliumi Jeesusest Kristusest, ei olnud tema jaoks mingit kõhklust. Ta sai aru, et ta peab laskma ennast ristida. Ta peab saama osa sellest armust, sellest päästest, lunastusest, mille Jumal on oma pojas Jeesuses Kristuses meile kinkinud. Ta tunnistas Jeesuse Kristuse Jumala pojaks, aga ma usun, et selle juurde kuulus ka Jeesuse tunnistamine oma enda issandaks, oma lunastajaks, oma päästjaks. Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ta on tõeline Jumal, kes sai inimeseks meie pärast. Just nimelt meie päästmiseks, meie lunastamiseks. Selleks, et tuua meile igavese elu õnnistus. Kui me nüüd läheme selle tänase püha juurde, Kristuse ristimise püha juurde, siis tuleb kõigepealt aru saada sellest, et see ristimine, mille võttis vastu Jeesus ja see ristimine, mille osaliseks oleme meie saanud, on küll omavahel sisuliselt seotud, aga siiski mitte üks ja seesama. Jeesuse ristis ristija Johannes, kelle ristimine oli meeleparanduse ristimine pattude andeks andmiseks. See tähendab, et see oli eeskätt tunnistus. Tunnistus sellest, et inimene on ära tundnud oma patu, et ta kahetseb oma pattu ja et ta tahab alustada uut elu meeleparanduses. Ja kahtlemata kuulub see ka meie ristimise ehk kristliku ristimise juurde. Aga samal ajal, kui Johannese toimetatud ristimine oli siiski vaid märk, on see ristimine, millest meie kristlastena osa saame, millest sai osa ka too Etioopia eunuh sakrament. See tähendab püha talitus, püha toiming, milles me ei saa osa mitte ainult välisest märgist, vaid ka sellest, mida see väline märk tähistab. Ehk tõepoolest pattude andeks andmisest, kõigest patust ja süüst puhtaks pesemisest ja uuesti sündimisest. Kui Jeesus ristiti, siis temal ei olnud seda ju endal tarvis, kuna ta on ilma patuta. Tal ei olnud vaja ei meeleparandust ega pattude andeks andmist. Ta tegi seda, nagu ka kõike muud, üksnes meie pärast. Selleks, et näidata oma solidaarsust, oma ühtekuuluvust meiega. Ja seeläbi võiksime öelda, pühitseda kõik maailma veed selleks, et neid võiks vajadusel kasutada kristlikuks ristimiseks, milles vesi ei ole enam tavaline vesi, vaid on tõepoolest uuesti sünni pesemine, mille kaudu me saame osa tegelikult sellest puhtaks pesemisest, mis toimub Kristuse pühas ja kallis veres. Kristuse püha ja kalli verega me oleme puhtaks tehtud, meie patud on maha pestud, meie süü on lepitatud. Nii et me võiksime saada tagasi selle kaotatud ühenduse Jumala, oma looja, oma elu allikaga, millest jäid ilma esimesed inimesed pärast patulangust, et me oleksime Jumalaga lepitatud, aga mitte ainult, vaid et me võiksime elada igavesti tema lastena. Nagu öeldud, sai sellest imelisest annist osa ka too Etioopia mees, kes uskus kogu südamest Jeesusesse Kristusesse kui oma issandasse
ning kelle Philippus, too evangelist ja diakon, ristis. too mees pöördus oma kodumaale tagasi täiesti uue inimesena, uue südamega. Meile öeldakse, et ta läks rõõmuga, ta läks rõõmutsedes, sest ta mõistis, kui suur arm talle oli osaks saanud. Me ei tea temast rohkem, aga me võime olla päris kindlad, et kui ta läks, siis ta kuulutas seda armu, seda rõõmusõnumit teistelegi. Ta ei saanud seda endale jätta. Ja nii oleme ka meie kutsutud kuulutama seda armu, mille osaliseks meie oleme saanud kõigile, kes on meie ümber. Samamoodi tegi ju ka evangelist Philippus. Meile öeldi, et ta jätkas evangeeliumi kuulutamist, ta käis ühest linnast teise, kuulutades rõõmusõnumit, kuni ta jõudis Kaisareasse, kus oli tema kodu, aga sealgi ta jätkas evangeeliumi kuulutamist. Veidi hiljem öeldakse meile apostlite tegude raamatus, et tal oli üsna suur pere, tal oli 4 tütart ja need olid prohvetid, see tähendab, nemadki kuulutasid Jumala sõna, Jumala tahet ja evangeeliumi, sest et ei ole olemas mingit tähtsamat sõnumit kui sõnum Jeesusest Kristusest, Jumala pojast, kelles meie saame Jumala lasteks, Jumala tallest, kes kannab ära kogu maailma, see tähendab ka meie patu ja kelle nimes meil on igavene elu. Kui me tähistame Kristuse ristimise püha, siis see ei ole mitte lihtsalt ühe Jeesuse elu sündmuse meenutamine, vaid see on Jumala armu avalikuks saamise ja teostumise pühitsemine. Nii nagu 3 kuningapäeval me mõtleme sellele, kuidas Jumala arm on ilmunud tõepoolest kõigile rahvastele, kelle esindajaks need hommikumaa targad seal on. Nii nagu me Kaana pulma loo puhul võime teada, et Jeesus ei tulnud muutma mitte ainult vett veiniks, vaid tuli muutma meid uuteks inimesteks, Jumala lasteks. Nii me võime Kristuse ristimist meenutades teada seda, et selle kaudu on Jeesus andnud meile kõigile lootuse, et kui me oleme tema nimel ristitud, kui me oleme lasknud ka oma patud temal kui Jumala tallel ära kanda, sellel samal tallel, kellest rääkis ka prohvet Jesaja selles kirjakohas, mida luges Etioopia eunuh, siis me oleme päästetud, me oleme vabad, me oleme uueks tehtud ja ka meie võime minna oma teed edasi suure rõõmuga, nii nagu see Etioopia mees teades, et meid ootab ees kodumaa ja mitte ainult maine kodumaa, mille poole oli teel see etiooplane, vaid igavene kodumaa taevases rõõmus.